tere tulemast ja ilusat märtsikuud, skorpionid! Vaatame, milline tuleb teie kuu. No nii, skorpionid, teie sattute sel kuul väga-väga suure ahvatluse ette, mis on seotud tööga või siis teie majandusliku poolega, olgu see siis teie kinnisvara, teie säästud, teie sissetulek. See ahvatlus saab olema väga raske vastu panna. Aga kui te sellele järele annate, tähendab see teile häda ja viletsust. Ehk siis võib-olla mitte nii drastiliselt, ent õnnelik te selle üle kohe kindlasti ei ole. Mingi olukord või keegi üritab teie nii-öelda rahakotti oma näppu pista ja sealt midagi enda kasuks siis nii-öelda välja võtta. See on sümboolne tähendus, ehk siis ma ei pea silmas siin seda, et keegi üritab varastada teilt, ei kaugeltki mitte, keegi tahab teid ära kasutada, teeb teile mingisuguse nii ahvatleva pakkumise, mis on just nagu maskeeritud. Te saate sellest aru, aga te mõtlete, et ei usu, las ta olla, ma saan seda endale lubada. Ja te saate seda endale lubada. Teil ei tule mingisugust suurt kaotust rahakotti selle pärast, aga südamevalu saate te küll tunda selle pärast, selle nii-öelda altvedamise või asja pärast. Samamoodi see ei pruugigi käia teie kohta. See võib olla keegi teie lähedastest, kes mingile ahvatlusele järele annab ja selle läbi mõjutab teie nii-öelda kinnisvara, maistvara, mis iganes nii-öelda teie finantse puudutavat, teie ressursse puudutavat ja enda läbi või enda otsuste läbi teeb siis teile liiga. Ehk siis, kuidas nüüd vältida, kui see on keegi teine, kui te olete teie ise, siis tundke palun ära see hetk, kui te tunnete suurt ahvatlust või tõmmet mingit asja teha või kuhugi investeerida või mingi samm astuda, mis just nagu tundub selline piiripealne. Et tundke see ära ja öelge ei või andke asjale aega, oodake natuke, vaadake. Mis saab siis, kui te ütlete ei või ütlete, et ma pean mõtlema. Ärge tehke kiireid otsuseid asjade puhul. Samuti, kui see on keegi teine, kes teile sellise olukorra tekitab, siis on teil valik, kas te suudate andestada või sellest üle olla või mitte. See ei tekita teile mingisugust nii-öelda meeldivat tunnet ja te võite seista valiku ees, kus siis te peate valima, kas enda meelerahu või see inimene, kes teile seda tekitas. Et siin võib see nii-öelda mõõk võib kukkuda kahele poole. See võib olla teie enda ahvatlus, võib olla kellegi ahvatluse läbi teile tekitatud südamevalu või peavalu või mis iganes valus see saab olema, kui sellele ahvatlusele järele anda. Võib-olla saate olla oma kellelegi lähedasele või sõbrale hea
nõuandja ja öelda, et oota natuke, ära sina tee, ehk siis aeg annab arutlust on kõige õigem väljend siinkohal. Enne 9 korda mõõda ja siis lõika. Aitäh ja olge hoitud!